selline suur kevad käes ja päike paistab, nii et me pidime isegi kaardina alla laskma, et me siin ära ei valgustuks. Et päike paistis peale, et ekraanil meid enam ei olnudki näha, me olime valgustunud siin. No nii, sa tegid siis 10. praktikat. Ja ütle midagi. No ma alustan sellest meeldivast, et see tundus mulle kuidagi ajaliselt lühem kui teised ja võib-olla see väikse tervitusvaat oli hüppega, et siis see tegi kuidagi nagu kiiremaks liikumise või ma ei tea, et see nagu oli selles mõttes tore, kuigi ma iga päev ei hüpanud ja siis kuidagi nagu huvitav oli, aga iga praktika, mis ma tegin, oli nagu keha mõttes oli ikkagi hästi erinev, et ühtegi päeva ei olnud nagu sarnast, et olid kõik sellised erinevad. Keha toimetas iga päev erinevalt. Ja, et selles praktikas on meil päikese tervitus hüppega, mille jaoks on meil juba väga vaja seda, et see korsett oleks tugev ja stabiilne. Ma ei taha võib-olla isegi kasutada sõna tugev, aga just stabiilne. Sest üldiselt meil on see alaselg on lipa-loppa, eriti naistel, kes on sünnitanud, on üsna lahtine selline, jälle ma pean kasutama sõna nõrk, et ebastabiilne, et siis see hüppe, kui see on kontrollimatult tehtud, siis ta võib nagu seljast läbi teha sellised nagu kontrollimatud lõksud või nõksud, mis ei ole kuidagi head. Et kui sina tunned ennast ebakindlana, ära kindlasti minna hüpet tegema, seda sama vahet sa saad teha ka sammudes. Või siis teedki seda tavalist klassikalist päikese tervitust, kuni sa saad jälle nagu jalad alla jutumärkides kindla tunde sisse. Ja hästi tore on see viidates nüüd Pireti esimesele ütlemisele, et see oli nii lühike praktika. See oli lühem kui teised. Et vaadake, kui suhteline on see ajamõõde või see, kuidas me tajume, siin on nagu 12 vinjasat ja see koht, kus Piret hakkas tundma, et nüüd praktika hakkab lõppema, oli see, et tal oli 2 vinjasat tehtud, tal oli 10 veel jäänud, aga kui tal oli 2 tehtud, ta tundis, nüüd on lõpp käes. Et siis nagu tundus et selline nagu suurem töö oleks nagu tehtud. Ja seda sellepärast, et need 2 esimest vinjasat on sulle tuttavad, mida me oleme nagu teinud juba söögi alla, söögi peale ja edasi läks nagu, see on võib-olla huvitav, see on võib-olla huvitav mingi meelele uus liikumine. Ja, et väga-väga lahe, kuidas meie meel meile nagu seda vingerpussi mängib, Ja siis see teine nüanss, mis sa ütlesid, et iga päev oli erinev ja siin me natukene enne kaamera käima panemist rääkisime, et oligi, et mõnel päeval jalg lasi ennast vabalt selja tagant kinni haarata, mõnel päeval toppisid sa, ma ei tea, patju ja tekke ja blokke ja ikka oli paha olla, Ja et ütleme niimoodi, keha on meil selles mõttes nagu mõjutatav kõigest, mis siin toimub, nii välispidiselt, et mida sa oled oma kehaga teinud enne töö või nagu füüsilist, ma pean praegu silmas. Ja samamoodi mängib suurt rolli ka see, mis on sinu emotsionaalses kehas juhtunud, et mis mõtted, tunded, emotsioonid on sellel hetkel kehas, kui sa lähed nagu lahendama mati peal praktikat. Kas see on, kas õlad on üleval, kas õlad on kinni, kas sa suudad lõdvestuda, kas sa suudad välja hingata, kas sul on see teine või kolmas, Ja sellepärast öeldaksegi, et
matil selgub tõde, et kui sa oskad mõelda, oskad vaadelda, siis sa saad tõde nüüd selles mõttes, et selle hetke tõde, kui sa oled matil. Et me alati ka püüame teha, et kui meil on praktika ära tehtud, me alati jääme hetkeks sinna ja vaatame, mis oli enne, mis on praegu ja võib-olla selginevad mingid asjad, kui meil on rahustatud, mis enne oli natuke nagu kaoses või arusaamatu, siis seal nii-öelda praktika lõpus, kui keha on rahunenud, kui meel on rahunenud, tuleb välja see tegu tagajärg, põhjus on ja reaktsioon tagajärg, et mis selle käima lükkas, miks ma tundsin ennast enne nii. Kontrollid jälle? Ei, ma võtan oma teetassi. Teetassi. Mul on see kevadine see teesärk oli alles, siis on hääl natukene tähe. Ahah, just tegu tagajärg on ju. Tegu tagajärg. Jaa. Et ja selles mõttes see praktika on tõesti pärast teist vinjasat läheb ta huvitavaks, sellepärast et siia sisse tulevad aasanad, mis võib-olla ei ole nii tavapärastes tundides kasutatavad, sellised väikese vimkaga või veidi teistsugused. Aga see ongi põnev. Kas sa tahad veel midagi öelda? Jah, et kui sa rääkisid sellest, et enne ja pärast matile minekut, et see vaatlus või siis enese jälgimine, et siis et mingil korral me siin enne kui rääkisime, et siis selgusena tuli ikkagi see enese kehtestamise või enese seismise sellised momendid, et seisan enda eest, kehtestan ennast paremini. Kuidas seda teha ju veel ei tea, aga et see tunne juba tuleb sisse, et veel rohkem ennast kehtestada. Ja Piret rääkis oma elu sündmustest, mis ta siin vahepeal on juhtunud ja siis küsis, et huvitav, et kas nüüd see joogapraktika toob temas välja esile selliseid teravamaid emotsionaalseid hetki. Ja